Tõenäoliselt hakkab välkus ähvatama täna ka Riigikogus, kui kell 12 koguneb kokku Riigikogu. Vähemalt osa nendest Riigikogu liikmetest, kes peaksid valima siis Eestile järgmise presidendi. Ja mul hea meel, et täna siin elutoas meil istuvad Villu Reiljan, Rahvaliidu esimees ja Tõnis Lukas, Isamaa Liidu ja Res Publica Liidu kaasesimees. Milline kaardistaks kõigepealt äkki ära selle olukorra, et mis seis praegu on? Kas te mõlemad lähete presidenti täna valima või mitte? Mina lähen tööle igal juhul. Mul on plaanis siit stuudiost kohe minna ja täna on presidendi valimised, mis on Riigikogu üks olulisemaid toiminguid üldse, nii et kohal tuleb olla ja tuleb oma hääl ka anda. Kuna ma teen teist tööd ja olen valitsuse liige, siis mina ei saa häält anda ja ma lähen ka tööle kohe siit. Te ei saa häält anda sellepärast, et te olete valitsuse liige? Just. Aga mida teevad siis nüüd rahvaliitlased? Keskerakondlaste eest vast rääkida ei saa, aga kas Rahvaliidu saadikud võtavad oma need hääletussedelid ja lähevad osalevad selles töös, milleks nad on sinna valitud? Kohale tulevad nad kindlasti, volikogu on andnud soovituse hääletuses mitte osaleda, nad kogunevad 10 paiku ja otsustavad, kuidas nad täpselt käituvad. Nii et te praegu ei saa nagu kindlalt öelda jah või ei, kas nad osalevad selles protsessis või nad ei osale? No volikogu soovitus on seda nii väga erinevalt mõista siiski ei saa, sest fraktsioon viib ikka parteipoliitikat ellu. Ta on soovitus sulgudes, on käsk? Ta ei ole käsk, aga see ei ole. Kuna seal on tegelikult tegemist ka ainult hääletamisega, mitte valimisega, siis me arvame, et see suur valimine tuleb ikka Estonias. Tõnis Lukas. No olukord on kummaline jah, sest põhiseaduse järgi on Riigikogul ülesanne Eestile riigipea valida ja siis, kui Riigikogus see ebaõnnestub, siis läheb asi valijameeste kogusse. Kogu austuses valijameeste kogu suhtes on kindlasti kõigepealt vaja pingutada Riigikogus ja mitte eesmärgi kindlalt ja meelega lasta asi Riigikogus põhja ja öelda, et näed, seal ei saa üldse valida, saab ainult hääletada, sest tõesti on üks kandidaat. Üks kandidaat on sellepärast, et need, kes seda kandidaati ei toeta, ei ole oma teist kandidaati üles pannud. Nii et naljakas oleks, kui üks pool paneks siis teise poole kandidaadi ka ülesse selleks, et anda põhjust teistel tööle tulla. No ma tahaks ütelda, et kuna tegemist on kaunis ühemõtteliselt Arnold Rüütli vastase koalitsiooni tegevusega, siis mina ei ole leidnud küll sellist edasiviivat iva selles tegevuses ja kuna seda seal ei ole peale selle Arnold Rüütli vastasuse ja suhteliselt räpase valimisvõitluse kõiksuguse skandaalidega, mis on ka siiamaia seda õppes veetud, kui me hakkame meelde tuletama seda kuulsat Lossi skandaali, kus pealtnägija avalik õigustelevisioonis siis uued lindid käiku. Aga selline asi ju toimus? Jah, kahjuks oli see siiski põhiliselt vale, mida see Noormees rääkis, see on ju tänaseks selgeks tehtud, see oli ju vale. Ja sellele lisaks veel kõik arstide arvamused ja lapselood ja asi on ülietanud künnise ammu juba. Aga üks küsimus on minul ikkagi veel tekkinud, millele ma ei ole vastust saanud, et praegu tekib situatsioon, kus Arnold Rüütel tuleb nii-öelda nagu Superman või et päästev kangelane juhul, kui Riigikogu ei saa oma tööga hakkama, aga võib-olla see on väga labane ja vale võrdlus, aga natukene rase ei saa olla, et kas oled presidendikandidaat või sa ei ole presidendikandidaat, et miks ta tuleb alles siis, kui tundub, et keegi enam teine selle ülesandega hakkama ei saa? Arnold Rüütel on andnud võimaluse ja kuna kongress otsustas, et ta kandideerib valimiskogusse, siis ta praegu tõepoolest kandidaat ei ole. Kui Riigikogus ei valita, siis ta on kandidaat ja loomulikult kõige sellest tulenevaga arvata, et ta kardab kedagi väitlusele, midagi, see on selline mulje nõrganärviliste jaoks pole sellist asja. Aga täna ta ei ole kandidaat, see on tõsi. Ja? On olnud tõesti väga hämmastav kuulda seda, et öeldakse, et praegu sellel aastal on eriti demagoogiline, eriti jõhker Arnold Rüütli suhtes see, et tehakse kokkumängu ja lekitatakse, ma ei tea, mida siin ajakirjanduses. Sellel aastal on Riigikogu enamus erakondi võtnud väga tõsiselt presidendi valimist, on omavahel kompromisse tehes jõudnud selleni, et on üles seatud kandidaat Riigikogus täna. Ja see töö, kus mitmed erakonnad on pidanud ennast salgama, kus on tehtud väga palju selleks, et piigid ära murda ja mitte avalikult kähmelda, see töö on olnud tegelikult selle huvides, et rahval jääks asjast hea mulje. Ja nüüd, kui öeldakse, et see on olnud Arnold Rüütli vastane
koalitsioon, siis millega seda tõestada? Arnold Rüütel ei olnud kordagi kõneks nende kandidaatide hulgas, keda 5 erakonda hakkasid välja sõeluma. Järelikult keegi ei ole Arnold Rüütli vastu seal üldse seisukohta võtnud ja see on sama demagoogiline, kui mina väidan, et ei tule täna valima sellepärast, et kandidaat on naine, et te kardate naisi. Tõsi, meil ei ole kummagi kandidaadi suhtes usaldust. See koalitsioon, mis tänasel Riigikogus kokku tuleb, see on see sama koalitsioon, mis võiks ütelda elektrijaamade raudtee müümisega tegeles, kes nüüd on revanšistlikult 2001. aasta kaotust üritab kõigi võimalustega heastada. Suhteliselt mage lugu. Väga kummaline on rääkida 2003. aasta kaotusest näiteks. 2003. aastal need jõud, kes praegu presidendi kandidaati üles seavad, saavutasid 65 kohta parlamendis. Praegu on see igal juhul enamus ja seda koalitsiooni, kui te nii nimetate, toetab ka rahva enamus, nii et väga naljakas on rahva enamusele vilistada. Ei toeta teda enamus, et sellest midagi segi ajanud. Minu meelest sellest publika mandaat on ammu otas juba. Täna me võiks ütelda, et kohaliku omavalitsuste mandaat on uuem ja tugevam. Saate juhtidele ka Ei, mul lihtsalt tekkis seda teie väitlust kuulates see küsimus, et miks see ikkagi on niimoodi, et ei ole aegade algusest peale saanud presidenti valida niimoodi rahumeelsel teel? Miks te alati kaklema peate? Võim on selle kaklus on muidugi ajakirjanduslik väljend, sellepärast, et alati on president valitud ja edasi niimoodi, et näiteks valijameeste kogu läheks lõhki ja asi pallitaks tagasi Riigikokku, nii nagu Eesti põhiseadusest tulenevalt ka ette on nähtud. Ei ole seda vajadust olnud, nii et kokkuleppele on jõutud, ära on valitud ja demokraatlik debatt on vajalik, ainult et miks me kõrvuti istume praegu ei tea, me oleks võinud omavahel väidelda paremini vastamisi istudes. Siiva kella lihtsalt lauale panna ja siis aega mõõta. Härra Reiljan, mul on üks küsimus, et te olete selles mõttes, Rahvaliit on olnud nagu aus, kohe algusest peale öelnud, et meie selles protsessis ei osale, meie kandidaat on härra Arnold Rüütel. Kas teile ei tundu, et kõrvaltvaatajana, et see, mis nüüd on toimunud viimaste kuude jooksul Riigikogus, erinevates institutsioonides, see on metsik ressursi raiskamine. See on mõttetu töö lihtsalt, mida tehti. Ma olen sellega nõus, et poliitika on suhteliselt ressurssi raiskav ja aega raiskav tegevus, aga talle head alternatiivi ei ole keegi pakkunud. Aga me oleme tõepoolest kogu aeg ütelnud, et me ei võtta austusest tänase riigipea vastu sellest Riigikogu protsessist osa. Mis on täiesti põhjendatud. Me arvame, et Arnold Rüütel on väga head tööd teinud, väga hästi Eesti rahvast teeninud ja tema järjekindel solvamine on tegelikult Eesti rahva solvamine. Te olete selle seisukohal, et Arnold Rüütel on teinud väga head tööd. On väga palju seisukohti, mis väidavad küll vastupidist. Siin on nüüd mõned ajaleheartiklid, mis on nüüd selle aasta jooksul välja lõigatud. Siin on väga palju analüüse presidendi kampaaniast, on juttu ka Arnold Rüütlist. Siin on haritlasi, siin on kultuuritegelasi, teadlasi, kes on teistsugusel arvamusel kui teie. Miks te arvate, et just ainult teil on õigus ja neil ei ole õigus? On teadlasi, haritlasi, sõjaväelasi, majandusjuhte, kes väidavad just seda sama, mida mina väidan. Ei ole üheseid seisukohti. Ei, loomulikult mitte. Aga mis te siis arvate, et meil ei või olla oma arvamust või oma seisukohta, et kellelgi on niimoodi, et sellel nelikliidul on arvamus, mis on pädev ja meil ei ole õigust oma arvamusele. See ongi väga kummaline. Meil on õigus oma arvamusele, meil on õigus oma arvamuste kaitsele, me teeme seda demokraatlike vahenditega ja lõppude lõpuks selgub, kes presidendiks saab. Aga te ei väljenda oma arvamust. Te jätate oma arvamuse väljendamata täna. Ma korra küsin vahele siiski, et kas ei oleks mõistlik minna ja väljendada oma arvamust täna Riigikogus selge sõnaga ei? Ja kuna on kogemus, et ennast ära ostmatuks ja mitte kunagi teisi ostvaks erakondas Respublika asustas Tallinna volikogus kohe otseste nagu ekvivalentsete tehingutega, mis on täiesti uus hämmastav tase, siis on meil võetud erakonnas soovitus mitte mingisuguseid võimalusi kellelegi anda. Ma tahtsin küsida, kas siit võib välja lugeda ka teatavat kartust või hirmu, et mõned teie liikmed, saadikud, Rahvaliidu saadikud ei olegi nii lojaalsed, kui te loodate? Me ei usalda seda teist poolt ja nende võtteid. Oma inimesi usaldada. Igal inimesel on lihtsalt hind ja kui nad pakuvad piisavalt suure summa, siis lähevad teie paadist ka mõned mehed minema. Meie paadist ei ole seni keegi kuskil läinud.
teie erakond ja Keskerakond on näidanud tõesti kõrget taset Eesti vallavanemaid ja vallavolikogu liikmeid kokku ostes ja praegu nimetada, et te kardate teist poolt, on ajalehtedes on pikad loetelud, kus te olete sellega tegelenud, aga mina kardan praegu, et hetkel surutakse alla ühe osa saadikute vaba tahet ja seda peaks prokuratuur uurima hakkama, kuidas te mõjutate, kuidas te võtate inimestelt põhiseadusliku õiguse valimistel tegelikult osaleda. Sellest rääkima kõigi teiste eest, kellega sul mulle veel midagi pistmist, eks ole, ju tegelikult. Härrased, just nüüd, kui tundub, et sõda läheb selliseks, et kindad visatakse käest, on meie aeg kahjuks otsa saanud, aga ma usun, et me kohtume teiega taas ja juba mõne tunni pärast läbi Riigikogu otsepildini, et edu jõudu teile ja siiski loodame, et täna midagi ka toimub. Millisel kujul seda saab siis näha mõne aja pärast, aga tänud veel kord siia hommikul tulemast ja eks siis näis, kuidas läheb. Vaatame, jälgime. Midagi toimub kindlasti.